Meil on 2 teemat, mida me tahaksime jagada omavahel ja siis loodame ja palume, et Püha Vaim ilmutaks. Aga kui Püha Vaim sekkub ja viib meid kuhugile teistele radadele, siis me loomulikult sinna lähme. Esimene teema, mida me tahaksime koos lahata. Nimelt, see sai minu jaoks alguse raamatust Lõikus. Rick Joyneri raamat. Ma olen seda juba siin paaril korral eest maininud. Ja seal on üks huvitav mõte. Ja seal tuleb üks niisugune küsimus, et kas sina oled Kristuses või Kristus on sinus? Algselt tundus see selline lihtsalt sõnade mäng, et mis seal siis nagu vahet on. Aga vaikselt edasi mõeldes ja palvetades tegelikult ma arvan, et seal on päris suur vahe. Kuna see raamat, mis on prohvetlikult saadud, ütleb ka, et viimase aja üks suurimaid valesid on see, et meie oleme Kristuses. Selle vastu, et Kristus peaks olema meis. Ja nüüd, kui me korraks rahulikult maha istume ja mõtleme, kui minu sees, kui ma olen saanud kristlaseks, elab Jumala vaim ja Püha Vaim on täitnud mind, siis see on ju see sama väeline vaim, mis lõi maailma. See on see sama väeline vaim, mis läbi Jeesuse muldse keha tegutses sinna. Ja me teame, mis olid selle tulemused, millised olid väeavaldused. Siis on ainukene küsimus ju selles, et kui see sama vaim elab minu sees, kuidas ta pääseks mõjule? Miks minu kaudu võib-olla täna veel ei avaldu sellised väeilmingud, mida me loeme Piiblist? Ja see on see mõte, mida ma teile, sõbrad, üles viskasin. Ja nüüd ma annan otsa teile. Kuidas me saaks, kuidas võiks olla see, et see sama vägi, mis päriselt on ju tegelikult meie sees, võiks tulla esile, vähem meid ja rohkem teda. Pähkel on, jah? Kas ta nüüd just pähkel on, aga ma arvan, et me võime siin päevadeks jääda nagu arutlema ja teologiseerima sellel teemal, et ma loodan, et millest karvu pidi kokku ei lähe. Aga ma võib-olla võtaks selle esimese küsimuse. Tegelikult see ongi küsimus, aga see, et kas Kristus on siis meis või meie oleme Kristuses, et minu jaoks on see nagu 2 hingetõmmet. Hingan sisse, hingan välja, et ei saa ju olla see, et mina ei ole Kristuses ja Kristus ei ole minus. Et mina Kristuses on see identiteedi küsimus. Ehk ma olen võtnud vastu pääste, ma olen ristitud, mind on võetud Jumala lapseks. Nüüd Kristus minus on see, et see sama vägi tegutseb nüüd läbi minu ja minu kaudu. Et kui ei ole ühte või teist, et siis see asi kuidagi koos ei tõmba. See on umbes midagi sarnast, nagu ma juttu alustasin, et me ei saa ainult sisse hingata ja vastupidi, me ei saa ainult välja hingata. Me lihtsalt kukume siis kokku. Ja mida me saame teha? Me saame pöörata pilgu ära Jumalalt ja me saame ise lahkuda temast. Ehk siis seda me saame teha. Ja mõlemad on hästi piibellikud, on ju, nii nagu ka Rene välja tõi, et me oleme Kristuses ja Jumal on meiega ja ma siinkohal võib-olla natukene lähen sügavuti sellega, et mina Kristuses, et sealt me võimegi kreeni minna, et mina olen Kristuses, mul on Kristusega väga hea olla ja ma ei vajagi muud enam. Aga meie oleme Kristuses. Ja kui ma mõtlen selle peale, et Jumal on kutsunud meid Kristusesse ja meid tegema seda tööd, siis ma vaatan hoopis teise perspektiiviga. Ja see kogukondlik vaade on piibelik seal selle taga. Nii et mitte nii väga minu elu, vaid meie elud Kristuses. Ja üks kirjakoht, mis ma olen siia pannud, on 2. Korintuse 5:21. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.
et meie võime ära lahkuda ja meie võime minna eemale, see mina Kristuses, kui ma jään nagu väga mina keskseks, aga ma nagu kutsun nii ennast kui meid kõiki üles vaatama, et meid on kutsutud üheskoos olema Kristuses. Ja see ühtsus on see vägi, et jälle mitte see, et minu vägi on ju Jumala vägi, minu kaudu tervendab või Kristuse vägi minus. Kui me vaatame algkogudust, ühtsuses oli vägi. See, et nad olid üheskoos ja ma arvan, et see on meie kristlaste väljakutse saavutada ühtsus, hoida ühtsus ja parandada ühtsust, mis toob need nii-öelda läbimurded esile. Ma arvan, et nii nagu me oleme mitmel korral seda tõdenud, et tegelikult Eesti on väga unikaalses seisus. Me teeme koguduste üleselt koostööd, nii nagu me täna siin erinevate koguduste ja konfessioonide esindajatena ka koos teenime. Ja see on see, kus Kristuse vägi saab eriliselt esile tulla, kui me koos teenime. Ma loen see ühe kirjakoha, 1. Johannese 4:11 alates mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Sest me tunneme, et me püsime temas. Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et ta on andnud meile osa oma vaimust. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et isa on läkitanud poja maailma päästjaks. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ja tema püsib Jumalas. Ehk see kirjakoht räägib seda sama tõesti, et kui me temas püsime, siis tema vaim püsib ka meis. Soovid sa, Rene, lisada sellele teemale? Ega siin on kõik on juba öeldud, et ma võib-olla seda sinu ühte mõtet täiendan, et meil on kristlastena kaldus jääda sellesse mugavustsooni, et mina olen Kristuses ja mul on kõik hea. Ja sama on, kui jüngrid läksid Jeesusega üles mäele, Jeesust kirgastati, siis mida jüngrid ütlesid? Meil on siin hea olla, jääme siia, ehitame siia lehtmajad. Et väga halb on see, kui me jääme tukkuma või me rakendame oma mingite tahtmiste ette nagu Jumala, mitte vastupidi. Et seda head olemist, jah, loomulikult inimestele me tahame, et meil kõik läks hästi, kogu aeg oleks tagant tuul, lähme mäest alla või veereme mäest alla, et me ei pea oma jõudu nagu rakendama, aga see ei tee meid ju tugevaks, me ei õpi mitte midagi juurde, me ei kasva usus, me ei kasva teenimises, me ei kasva armastuses. Ette valmistades ja mõeldes natuke nende mõtete peale, siis ma lugesin ühte John Wesley jutlust, ta räägib kõrbeseisundist ja usupuudusest või et me kaotame ära väga oluliselt midagi. Ma loen siit ühe tsitaadi. Ta ütleb nõnda, et pärast seda, nad on siis meie, kes me oleme kristlasteks saanud, mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Jeesuses. Ei lähe mitte kõik neist sellest kohe sellesse hingamisse, mis on Jumala rahval ees. Suurem osa neist eksleb suuremal või vähemal määral kõrvale sellelt healt teelt, kuhu ta nad on toonud. Nad jõuavad kõrbemaale, tühja paika, uluvasse kõrbesse, kus neid mitmel viisil proovile pannakse ja piinatakse. Ja seda on mõni nimetanud viidates iisraellaste juhtumile kõrbeseisundiks. Kindel on see, et olukord, milles nad on, nõuab kõige õrnemat kaastunnet. Nad rähklevad kurja ja valuliku haiguse käes, millest aga tavaliselt aru ei saada. Ja just sel põhjusel on neil raske sellele ravimit leida. Kuna nad on ise pimeduses, ei saa neilt oodata, et nad taipaksid oma haiguse olemust
ja vähesed nende kaaslastest, jah, isegi nende õpetajatest, noortejuhtidest, pastoritest teavad, mis haigus neil on ja kuidas seda ravida. Ehk siis ta toob siin selles kõrbe hetkes, kõrbe seisundiks nimetab seda, jah. Ta ütleb, et see on hästi reaalne, et me sinna nagu jõuame, sinna kõrbe seisundisse. Et lihtne oleks öelda, et ma nüüd olen Kristuses, Jumal on minus ja nüüd me lähme kõik liigume edasi. Aga ta ütleb, et me jõuame mingisugusesse seisundisse. Ja ta nagu kirjeldab seda väga hästi. Ja ta ütleb, et kaotades usku, mille Jumal on kord meie südamesse vajutanud. Ja kuidagi mulle nagu tuli see mõte, et see on nagu selline vaimulik tasakaalu elund, mis võib paigast ära minna. Ja kui see läheb paigast ära, siis ma ei näe enam asju selgelt, ma ei tunneta asju selgelt, midagi on ära kadunud ja ma vajan selles hetkes, ta ütleb, et siis peab nagu kaastundlikult jõudma nendele, kes mu kõrval on. Et üks asi veel, mida me võime nagu tajuda kõige selle sees, et mina olen Kristuses ja Jumal on minuga ja minu ümber on ka tiim olemas. Aga ülejäänud. Et ühelt poolt see kaastunne valu, aga teiselt poolt need, kes juba on justkui Jumala juures, aga nad vajavad sellist kaastundlikku lähenemist, mõistmist, äratamist, kaasa tulemist, meie poolt nende kõrval olemist. Ja võt seda saab ainult siis, kui meie oleme Kristuses üheskoos. Kui palju räägitakse apostlite tegudes ja Pauluse kirjades sellest uuesti vaimuga täitumisest või uuesti täis nagu saamisest, et jah, me kõik, kui meid ristitakse, me saame täis püha vaimu. Mis tähendab see, et kui teda on vaja kogu aeg juurde hankida või juurde kallata, siis kas ta lekib üle, kas ta tilgub maha, kas ta aurustub ära või me ise lörtsime selle ära või tõukame selle endast välja, et see vaike elu ei vii mitte kuhugile. Et kui apostlid vajasid kogu aeg seda pühavaimuga täitumist ja täis saamist uuesti ja uuesti, siis vajame seda ka nagu meie. Et kui keegi tunneb seda, et ma olen kõige õigem mees, ma olen nii püha ja nii puhas, et mul ei ole mitte midagi enam nagu vaja, et siis on ilmselt see anum nii tühi, et seda anumatki võib-olla enam ei ole. Ma küsiks veel siia juurde sellise küsimuse, et kui see Jumala vaim, püha vaim elab nüüd meie sees ja me saame sellest täidetud ja me tahaksime ikkagi, et see tuleks meie seest paremini välja. Ja me oleme siin Nõmme saalis ka hästi palju viimasel ajal kuulnud sellist väidet endale suremine. Mis see praktikas tähendab? Kui ma kuulan seda mõistet endale suremine, mida ma peaksin tegema? Ma tajun, et ma tahaksin endale surra. Aga mida ma praktiliselt? Mis on mu järgmine samm? Mida ma peaksin tegema? Ma veel kuulates, mõtiskledes mõtlesin ka seda, et ma võin ju täis olla, aga see ei paista välja, et kui see klaas on must. Et siin on kindlasti minu lisaks sellele, et ma pean nagu täis vaimu olema, mina tunnen, et ma vajan ka armuande, ma vajan armulauda, ma vajan ristimist ja meil on, ja me teame, nii nagu Rene ka välja tõi, et vahepeal tõepoolest me tilgume tühjaks või lihtsalt juhtub meil midagi, lähme katki. See maailm saab võimust, ongi see kõrbe seisund, et minule meeldib, et meil Metodisti kirikus on ka veel olemas selline asi nagu ristimise nii-öelda uuendamine. Et me ei risti ümber mitte kedagi, mitte kunagi, aga kui on ristimise päev, siis mul on võimalus tulla ja meenutada oma ristimist. Ja mina arvan, et me oleme inimesed. Et ma teen ühe korra otsuse, ma ühe korra nii-öelda ütlesin, jah, minu juurde on tulnud inimesi, kes on tulnud päästmisele ja öelnud, et nad on tulnud päästmisele, nad on otsuse teinud ja siis nad soovivad kogudusse astuda. Aga see on ikkagi ju mitu kuud hiljem või mingi aeg hiljem. Ja siis nad tulevad ja ütlevad, et ma ei mäleta või ma ei saanud päriselt aru, mida ma tollel hetkel tegin. No ma midagi tegin, keegi midagi ütles, aga olgem ausad, nii on, et see hetk ja see küsimus ja need laused, need lähevad meelest ära. Ja siis, kui me nagu meenutame ja räägime ja lähme nii-öelda ristimisest ja kõigest läbi, siis ta hakkab aru saama, mis seal siis nagu juhtus.
et ja vot siis, kui me oleme midagi on juhtunud, katki läinud, et kuidagi see hetk on minu jaoks nagu niivõrd, minu kui pastori jaoks, need inimesed, kes tulevad ja nad siis tõesti selle ristimisveega nii-öelda pannes oma käe sinna sisse, nad meenutavad seda hetke, mida Kristus tegi nende eest. Ja mina ütlen, et see ongi see, mis peseb selle klaasi puhtaks. Et siis Jumala vaim täidab ja see paistab läbi. Nii et ma poliitiliselt vahetasin teemat praegu, aga see sinu küsimus endale suremise kohta, meil ei meeldi see, sest et me ei saa võib-olla sellest aru. Minu jaoks on see, et ma olen väga nagu tajunud seda, et on asju, mida ma tahaksin teha, millest mul ei ole kasu, mis takistavad minu tegevust kristlasena ja ma pean need maha panema. Mina olen nii-öelda ise näinud neid asju. Ehk siis, ja teine pool sealt on kindlasti siis, on see siis uhkus, millega ma olen võidelnud või on need mingisugused andestamatuse teemad. Ma arvan, et need tuleb ka maha panna. Ja see on igapäevane töö ja tänu püha vaimu eest, kes seda meelde tuletab. Kas see on, kohe ma annan Rene sulle, natukene veel kaevan siin. Kas see on midagi, mida sa saad ise teha? Või see on midagi, mida sa ütled, et Jumal, ma tahan ja tema teeb sinu sees? Ma arvan, et on mõlemad. Jumal ei tee minu eest ära. Jumal on mind loonud, tema tunneb mind kõige paremini. Sest olgem ausad, on hetki, kus mina ka ei tunne ise ennast. Ja ma petan ennast ära. Ma arvan, et just nii ma teengi, nagu mul abikaasa mulle ütleb või keegi kaaskristlane. Tegelikult ma ei tee, siis ma petan ennast ära. Siis on see Jumal, kes minu on loonud, kes teab, milline see ele on, oma iseloomu poolest, oma isiksuse tüübilt ja kui tema märku annab, vahepeal ka Vaido kaudu on ju, aga ta annab mulle märku ja mina pean otsuse tegema. Mina pean maha panema, tema minu eest ei tee kahjuks. Ma ei tea, võib-olla teil teeb, aga mina ikkagi pean ise tegema. Sina paned ja tema tuleb appi. Amen. Rakendab, võimestab sind tegema seda. Just. Et Johannes on öelnud, tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Et ennekõike see tähendab mitte enese tahtmiste, himude ega ka oma mina sellist esile tõstmist, vaid nüüd vastupidi. Me teeme seda, mida Kristus on meid kutsunud tegema ja teda esile kohale nagu seadma. Et see on võib-olla see kõige esimene, et me peame mõtlema seda, kuidas Jumal meie igapäevaelus tegudes saaks esile tulla ja ka välja nagu paista, et see, nagu ka sina ütlesid, see on võib-olla ikkagi nagu kahepoolne, et kindlasti me peame ise kuskilt nagu alustama. Et jälle ma olen nagu nõus, et ega see liha ei taha seda teed minna. Aga me peame seda sundima, et andeks andmine, lõpuks sa pead andeks andma. Aga see lõputöö, et kui seda, on see metallgi, mida näiteks pekstakse alasi peale, et kui seda tümitatakse, lõpuks ta läheb pehmeks ja hakkab järgi andma ja siis saab Jumal ka edasi sinuga nagu tegutseda ja toimetada, et õigusus on see alandlikkus nagu võib-olla väga esile nagu tõstetud ja seal ei taha keegi kuidagi püünele pääseda või ei otsi kuskilt sealt endale kiitust või et see on üsna tihti nagu tulemas, et eriti vaimulikes ja ma ei räägi nagu kõikidest konfessioonidest, aga see, et kui sul üks moment muutud selliseks rahva lemmikuks, et kõik küsivad sinu käest intervjuusid ja kõik tahavad sinu arvamusi teada ja alati sind kutsutakse kuhugile ja pannakse siia ette pinki istuma ja siis on mingi moment see, et vaata, kus ma ikkagi täna olen ja et kuidas mind kuulatakse ja et minu arvamus ja nii edasi, et see enese maha panemine, see on jube raske tulema. Ja ma arvan, et iga kristlane selle uhkuse patuga võib-olla võitlebki elus kõige rohkem. Et kõik muud välised asjad, ma ei tea,
kui te räägite ükskõik mõne tuttavaga, kes ei ole usklik, et siis ta ütleb, et ma ei ole mingit pattu teinud ja mida ta esimesena mõtleb, et ma ei ole ilmselt kellegi autot ära varastanud või maja põlema pannud või siis ei ole kedagi maha löönud. Et sellised väljapaistvad nagu teod, aga need, mis su südame sees on, sinu enda südame igatsused või mida sa esikohale nagu sead, et neid endal on nagu jube raske nagu näha. Neid saavad näha kas teised või kes seda kõige paremini näeb, Jumal taevas. Ja siis tulebki paluda seda, et ta näitaks ja keeraks meid pahupidi. Meenusin üks kirja kohta, armastuse kohta, et Jumal ütleb, et me armastaksime teda ja siis nii-öelda teisi on ja me ei suuda ei armastada teisi ega andestada teistele, kui me ei ole armastanud teda. Et kõik see läheb nagu kõigepealt ülevalt, kui ma ülevalt olen saanud, siis ma saan sinnapoole liikuda ja kui ma ülevalt olen saanud, siis ma saan aru, mis mina pean maha panema. Võtaks selle endale suremise teema kokku ühe lausega, kui ma teid kuulasin, et otsus endale suremiseks on meie poolt, aga vägi selle elluviimiseks on Jumala poolt, et see ei ole midagi, mida me oma jõust suudaksime ellu viia, aga otsus ikkagi tuleb meil endal teha. Ma tõmbaks sellele esimesele teemale siia joone alla ja nüüd läheks, ma julges küll öelda minu lemmikteema juurde, mis alati nagu selline südame põksuma paneb ja see on ärkamise teema. Sul oli tegelikult veel üks põnev teema, mis jäi selle esimese punkti alla, võib-olla sa tahtlikult libisid sealt üle. Räägi ära. See oli teema, et kui meis elab see Jumala vaim, siis miks läbi meie ei sünni sellised imed või teod, mida Kristus tegi? Jah, ma arvan, et me siit nagu jõudsimegi selleni ka, käisime selle läbi, et see klaas peaks olema puhas, et ta saaks meie seest nagu läbi paista. Oli nii või oleks midagi lisada sinna veel? Ja, et see on selline teema, mida jälle on ju aastatuhandeid ju diskuteeritud ja vaieldud ja tegelikult juba esimesed Jeesuse jüngrid ju võitlesid selle sama teemaga, kui nad tulid tagasi, nad ei saanud kurja vaime ju välja ajada. Ja see küsimus, et miks siis minu palve peale ei saa kas keegi terveks või miks mina siis nagu terveks ei saa, et selle ära seletamine, ma arvan, et see ongi võimatu. Et kui me hakkame seda ära seletama, siis me hakkame ära seletama Jumalat ennast. Kui me hakkame ära seletama Jumalat ennast, siis me juba oleme nagu võssa pannud. Et me võime rääkida, kes Jumal on või siis mis ta ei ole. Aga kus inimene võtab selle nagu julguse või tarkuse öelda, et miks ühe või teise inimese läbi keegi terveks ei saa. Loomulikult, seal on kõik need samad küsimused. Jeesus oma kodukülas ei saanud teha sisuliselt ühtegi imetegu. See räägitakse sellest, et ei olnud usku temasse ei usutud, aga see tähendabki siis seda, et Jeesusel ei olnud seda nagu vägeve. Võib nii, võib naa olla. Aga kindlasti see roll on nagu selles, et selles inimeses peab olema nagu usku, et seda tervenemist vastu võtta. Samas võin tuua 10 kohti piiblist, kus on tervendatud inimesi, kellel ei olnud usust mitte mingit ettekujutust. Kui me sinuga seda teemat arutasime, ma tõin sulle välja need kiire kohti, näiteks see surmarongkäik, mis läks läbi, kus ema ainukene poeg oli sellel kanderaamil. Jeesus ei küsi sealt kordagi, et kas sa usud või kas see ema uskus. Ei küsinud surnu käest, et kas ja surnu käest ka ei küsinud, et kas sa tahad, et sind üles ärataks. Ometi ta nagu ärkas, ja need imed sündisid, et ma ütlen, võib-olla oleks väga vale, kui kristlane hakkaks ennast süüdistama täna selles, et ma ei ole siis, ilmselt minus ei ole nii palju usku või minus ei ole nii palju püha väge või halb, ma ei tea, neljapäev kell 6:30, et sellepärast ei saanud nagu terveks, et see on ka nagu vale, et Jumal on nagu nii suveräänne, et mõned saavad terveks, mõned ei saa terveks.
Ehk siia sobiks jälle see hele näide, et see klaas peab hästi puhas olema, siis tuleb kirkalt püha vaim. Tead, Vaido, klaas ka, aga Jumal on suveräänne. Minu see vähilugu, et kui ma vähjas olin ja parukaga olin ja läksin tervenduskoosolekule ja Võru linn teadis, et on tervenduskoosolek ja pastor on vähis ja ma sain väga palju julgustusi ja teile kindlasti mine ja ma olin lugenud ka ühte raamatut nii-öelda enda usu väga üles nii-öelda haipinud. Mina julgen nii öelda, mitte kasvatanud, vaid pigem nagu just õhku täis ja ma läksin sinna teenistusele ja ei läinud esimesena, ei tormanud ette, sest tervendusevangelist kutsus siis inimesed ette ja ma läksin sinna ka ette, juba jõuti mul selja tagant ka öelda, et kas sa ei lähegi. Ja ta küsis kõigi käest, mis probleem sul on, mis probleem sul on, mis probleem sul on, mis probleem on. Ja kui mina jõuan temani, siis ta võtab mul prillid peast ära ja ütleb, saa nägijaks ja paneb prillid tagasi. Kõik. Ja siis ma seisin seal tükk aega, ma teen prillidega, panin ette nagu näha ja tulin sealt siis oma koha peale, ei rääkinud kellegiga, sest sa oled šokeeritud sellest, mis juhtus. Läksin koju, nutsin peatäi ära ja mul oli teadmine, et ma tulen sealt tagasi, nii et ma viskan paruka nurka ja tõepoolest mul oli see usk. Ja ma tulin koju, olin seal koos Jumalaga ja Jumal ütleb nii selgelt, ma annan sulle sõna. Ja ta andis sõna. Ta ütles, nii nagu Daniel Lõvikoorte August tuli välja, tuled sina välja, see ei puuduta sind ja on neid, kes näevad ja pöörduvad. Mu oma kolleeg on täna Jumala juures. Siis ma mõtlen, et kas ma oleks, et ma ei tea, mina täna nagu mõtlen, et kas see, et mul on kohe seal juuksed parukas nurgas, ma olen terve või see, et mu kolleegid on Jumala juures. Teine variant. Ja sellest loost on mitu aastat, eks, et nüüd aeg on pitsati pannud sellele. Täna on oma juuksed ja ma olen vähis terve. Et sama siin, mina olen vähist tervenenud kunagi, aga usko omamata, et ma olin lihtsalt siis nagu nii väike poiss. Aga oma jutu selle teema lõpetuseks ma ei taha seda öelda, et Jumal on kuidagi ära väsinud või vaim on nõrgaks jäänud ja sellepärast neid imesid sünnib täna vähem või et kellelgi teist ei võiks elus seda vajadust tekkida või seda usku olla, et loomulikult iga kord, kui me lähme kellegi just palvetame, me ju läheme viima Jumalale ette seda palvesoovi, et tema teeb terveks, mitte meie. Aga nii on, et ma tahtsin ühte kirja kohta nagu tuua siin, et see on 1. Korintlase 12:4-11. Armuandja mitmesuguseid, aga vaim on seesama. Ja ametiteenistusi on mitmesuguseid, aga issand on seesama. Ja väeavaldusi on mitmesuguseid, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides, aga igal ühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Ühele antakse vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele tunnetuse sõna, seesama vaim. Ühele usku sellesse sama vaimu kaudu, teisele tervendamise armuandja sellesama vaimu kaudu, ühele vägevaid tegusid, teisele prohvetlikku kuulutamist, teisele vaimude eristamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele eraldi nõnda, nagu tema tahab. Ehk siis igale palvele, nagu sa ütlesid, on oma aeg, on oma koht. Ja nüüd tuleb lihtsalt meil uskuda seda ja oodata. Oodata seda ja palveta täpselt. See on huvitav, et eks iga palve loeb ja ükski palve ei ole tõhutu, vahel lihtsalt läheb vastuseni rohkem aega. Aitäh selle täpsustusest, ma arvan, et olid väga olulised täpsustused eelmise teema juurde. Räägiks sellest ärkamise teemast. Ma küsiks saali käest, ole nüüd päris aus, pühapäeva hommiku kirikus võib olla korra aus. Alati peaks olema, aga pühapäeva hommiku võiks olla vähemalt. Kes on väsinud sellest ärkamise teemast? Mõtled, jälle see sama teema. Palju võib, sest aastast räägitud. On keegi, kes on väsinud. Võib päris aus olla, nagu, et või on kõik ärevil jätkuvalt. Või kas keegi on väsinud lõpuaegade ootamisest, mida on 2000 aastat räägitud? Ma nägin saalis ühte kätt, aga väga tore, kui ei ole nagu see teema ära väsitanud.
Võib-olla minu jaoks oli kõige suurem nagu ärkamise teema niisugune punkt, mis pani mind nagu teistmoodi mõtlema, kui meil oli vestlus Ilkka Puhakaga, kes on Soome evangelist ja ta rääkis sellest on siin Õmmel ka palju juttu olnud, keravärkamisest, kui ta oli noor mees ja noor pereisa ja kui siis läks ärkamine lahti, mida see praktikas tähendas. Ma arvan, et me kõik ootame, et ärkamine tuleks ja me kujutame seda kuidagi ette niimoodi hästi üllana ja ägedana ja kindlasti ongi seda, kui Jumala vaim tuleb kohale, siis kõik need asjad, millest me siin rääkisime, mina usun seda, et inimesed saavad terveks. Seda oli näha Äsperi ärkamises, me kohe tuleme selle juurde veel tagasi. Kui Jumala vaim on kohal, siis asjad juhtuvad hoopis teise kiirusega. Ta tuleb enne olematul viisil hästi lähedale. Aga ma ei olnud kunagi niimoodi mõeldud, nagu Ilka seda kirjeldas, ütles, et ööse 2-3 aeg noored helistasid talle, nad ei jõudnud hommikut ära oodata, et meelt parandada. Lihtsalt ei jõudnud. Ja kui ta tahtis perega puhata, siis ta pidi sõitma kaugele Soome teise otsa, sellepärast, et ta ei saanud kunagi rahu mitte kuskil. Aga see on see praktiline ärkamine. Et kas sa oled nagu füüsiliselt, päriselt nagu selleks valmis. Et sa siis ei ole enam nii, et sa käid pühab hommikul lihtsalt kirikus, tuled korraks, käid ära ja siis elad oma kristlase elu. Siis on kõik teistmoodi, absoluutselt teistmoodi. Kui me täna töötame selle nimel nagu, et natuke paremaid jutlusi, natuke paremat võib-olla muusikat, et tulge inimesed kirikusse. Siis jällegi Äsperi ärkamine tõestas seda. Siis on vastupidi, siis on kõige olulisemad mehed on turvamehed ukse peal, kes ei lase rohkem inimesi sisse, et mitte maja lõhki lüüa, sellepärast kui Jumal on kohal, siis kõik tunglevad sinnapoole. Hele abikaasa Tanel käis just hiljuti Äsperis, just tuli veebruarist ja Hele sai siit Taneli käest väiksed kirjeldused, paar lugu, mis seal juhtus lihtsalt. Need on adekvaatsed, väga autentsed lood koha pealt kirjeldustena saadud. Ja esimene kohe, kui Tanel läks Äsperisse ja siis Äsperi ülikooli linnaku kabelisse, kus siis ärkamine oli, siis ta märkas, et tooliridadel olid reanumbrid ja pinginumbrid. Ja miks see oluline on? Tanelile meenus kohe tol hetkel paar aastat tagasi olnud selline nägemus või vestlus Jumalaga. Et meil oma koguduses oli natukene raske aeg ja Tanel läks küsis Jumala käest, et Jumal, et kuidas siis on see jumalateenistuse läbiviimine või sinule meelepärane jumalateenistus? Ja see, mida Jumal siis ütles, et see on ärkamisteenistus. Aga inimesed ei ole selleks valmis. Kui see oleks nii, nagu mina tahan, siis te ei saaks sellega hakkama, see lööks nii-öelda nagu kaitsmed välja teil. Ja tolles samas nägemuse, see oli nagu selline lause, mis ta nagu tajus, mis Jumal ütles, ja siis ta nägi nägemuse. Ta nägi, et oli jumalateenistus, ülistusmuusika mängis, rahvas ülistas, rahvast ei kutsutud ette, aga siis tuli sinna ülistusjuht, kes seal ees juba oli, ja ta hakkas lihtsalt profeteerima. Et sina 7. reas ja 12 tool võta prillid eest ära, sa oled nägija. Või sina 22 rida, 5 istekoht, sa oled terve. Ja viimase asjana, mis ta seal nägi, oli, et sina 22 rida, tool 18, et hoiab 11 kinni, sest sa kohe kaotad kaalu ja sa saad täiesti terveks. Et ta oli nagu seda näinud, tajunud ja siis ta näeb esimese asjana neid tooli, neid ridasid pinke. Nii et ma ei tea, võib-olla peaks hakkama tooli ridasid nummerdama. Aga see oli nagu see, mis ta nägi. Ja siis ta kohtus seal ühe mehega, kellele Jumal oli ette öelnud ja rääkinud Äsperi ärkamisest ja tema pidi maha müüma oma talu, oma kodu ja kolima Vilmoori ja ostis sinna siis endale farmi. Ja kui ta siis seal toimetas, siis ühel päeval nad avastasid, et neil on vasikas, kes on pime. Ehk siis nad nägid, et ta silmavaade, silmamuna oli nagu hall, kui nii-öelda liigutada tema näo ees, siis ta ei näe. Ja siis nad olid teadlikud abikaasaga ja naine tuleb koju ja ütleb, et mul on väga kindel teadmine. Piibel ütleb, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Ja see mees võttis nagu väga külmalt. Ütles, et hea küll, me kuulutame, on ju. Läksid siis vasika juurde, kuulutasid talle evangeeliumi ja panid käed peale, palvetasid ja see mees ei oodanud nagu mitte mingisugust reaktsiooni või imet sellest. Ja õhtul ei juhtud mitte midagi.
Ja kui ta hommikul lauta läks, tegi lauda ukse lahti, siis see loom reageeris kõigele, mis toimus. Ja ta silmavaade oli muutunud, ehk siis see silmamuna oli täiesti selge ja hall kate oli kadunud. No nii lihtsalt on ja. Ehk siis Jumal valmistab ette viisil, mida me ei oska öelda. Et müü nii öelda ja ma ei tea, minu sõnum ei ole täna, et müüge enda vara maha ja kollige kuhugi. Minu sõnum ei ole täna see, et hakkake praktiseerima loomade peal, aga minu sõnum on see, kuulake Jumalat ja käige koos temaga. Siis järgmine lugu. See on väga äge lugu. See, mul on siin märkmed. See räägib siis nüüd sellest Äspuri ärkamise protsessist, kus palvetati inimeste pärast. Ja see sama noormees, kellega Tanel kohtus, tema siis palvetas erinevate inimeste pärast ja ühel hetkel lükatakse tema ette ratastoolis tüdruk. Ja kui see mees siis palvetas tema pärast, siis ta saab nagu väga selgelt teada, ta saab terveks, ta hakkab jooksma, ta hakkab sporti tegema ja läheb oma normaalse eluga edasi. Ta profeteeris talle seda, ta ütles seda ja nii see jäi tol hetkel, aga nii nagu me teame neid ülekandeid ju vaadati, me Eestis vaatasime ka Äspuri ülekandeid. Ja seda, kuidas sellele tüdruku pärast palvetati ja profeteeriti, kuulas raadios tema isa. Isa ei olnud seal, aga isa kuulas ja isa oli tol hetkel oma armukese juures. Ja ta kuuleb ära, ta saab aru ja tal tekkis selline meeleparandus. Ja patutunnetus, et ta loomulikult tegi kõik selleks, et tormata sinna kohale ja läks nutis, nii-öelda palvetas, tunnistas kõik oma patud ülesse. Ja kui siis palvetati tema ja selle lapse pärast ratastoolis, siis see laps tõusis püsti. Ehk siis meeleparandus, selle läbi tuleb tervenemine ja mitte ainult füüsilised, on ju, et loomad tervenevad, inimesed tervenevad, abielud tervenevad, isiksused tervenevad, on ju. Et need olid need lood, mida siis Tanel jagas Äspuri ärkamisest. Ma nende loomade tervendamise koha pealt tahaks rääkida loo, mis on kunagi aastasadu tagasi Luteri kirikus toimunud või siis mida siis harrastati. Et kõik olete ka võtnud seda oblaadi ehk seda leiba vastu ja Luteri kirikus siis üritati seda leiba ära kaaperdada, selle taskusse panna ja siis pärast lehma sellega hõõruda või haigeks jäänud looma, sest usuti, et sellel on nii suur vägi, et see parandab siis looma. Kas ta tegi terveks, neid lugusid ma ei tea, ei ole dokumenteerinud. Aga miks ma seda rääkisin, oligi see, et loomulikult Jumal kutsub meid kogu loodu pärast palvetama. Ma tean inimesi, minu oma vanaisa oli see, et kui ta külvas, lõikas, kündis, kastis, alati õnnistas seda, mis ta teeb ja need palved ka vastu võeti. Nüüd, mis puudutab ärkamist, et ärkamise taga on alati ju mingi Jumala plaan või tahe. Et me võime siin hakata iga õhtu trummi peksma ja kisendama, aga kui seda ärkamist ei ole siia hetkel vaja, siis seda ei sünni. Mis ei tähenda jälle, et me peaksime olema passiivsed. Et me ju ka seda ärkamist, mis me oleme neid kõikvõimalikke teenistusi koos teinud ja võtame kas või meie isa palvepäev, mis on 21. aprill teist kord, et miks me seda teeme. Teeme ju meie maa ja rahva pärast. Et see, ja kui Jumal näeb meie tahet, et me palume maa ja rahva pärast, siis ta selle ärkamisega esile toob, aga seda toob tema esile. Ta peab puudutama nende inimeste südameid, et nad tunneksid esmalt meeleparandusele ja siis on see tervenemine või on see eestlaste, ma ei tea, poliitilise korra, mille iganes muutus, mis kaasa siia tulema siis peab. Ja ilmselt ongi siis, kas see ongi see, et läheb meist sõda mööda, hakkavad pimedad nägima, milleks Jumal seda ärkamist kasutab. Aga mina olen nagu tajunud mul on üks selline kogemus, kus ma julgen öelda, et see oli midagi natukene sellisest ärkamisest, mida me nagu ette kujutame. Ja tõepoolest seda ei saa planeerida. Meil oli noortelaager ja see on äkki paar aastat tagasi
ja see oli täiesti nii, et terve laager oli olnud, me olime juba väsinud, lõpupauk juba käis, meil oli kava ees ja siis lõpu seal paugul nii-öelda lõpuprogrammis pidid olema ka näidendid ja me liikusime sellega edasi. Ja järsku tuleb üks noormees minu juurde ja ütleb mulle, et kas palvetunnel ikka on. Me oleme metodisti kirikus praktiseerime palvetunnelit, et meeskond, kes meil on, et seisavad näoga vastakut ja noored lähevad lihtsalt sealt läbi ja midagi on seal, mida nad igatsevad. Meil ei olnud planeeritud ei sellesse laagrisse palvetunnelitega, siis loomulikult mitte sinna lõppu. Ja ta tuleb minu juurde ja ma saan aru, et me peame midagi tegema. Mul ei olnud tiimiga kokku lepitud, üritus käib, osad vanemad olid juba saabumas ja bänd oli meil küll lava peal ja tollel hetkel ma saan aru, et ma pean seda tegema. Ja miks ma julgesin seda teha, oli see, et päev varem vaimulik juht, kes meil tiimis oli millegi pärast nagu meeskond ette valmistanud. Ta oli meeskonnale rääkinud, meil ei olnud seda kavas ega plaanis, aga meeskond oli ette valmistatud vaimulikult mingisuguseks selliseks sündmuseks. Ja tänu sellele ma ütlesin, et nüüd on niimoodi, et me teeme. Mina ei saanud ülevalt nagu selget sõna, aga see noor, kes tuli ja see, mis juhtus selles hetkes, see oli midagi, mida ma ei suutnud enam kontrollida. Ma ei suutnud seda lõpetada, ma ei saanud sinna kriipsu peale tõmmata, see lihtsalt läks ja väljus minu kontrolli alt. Ehk siis, ja mida me nagu tajusime, oli meeleparandus, kus oli nagu pisaraid, kus oli see, et sa näed, et noored nutavad ja mitte lihtsalt pisarad ei voole, vaid nagu kõva häälega nutavad, kes põlvitas, kes palvetas kellegi teise pärast. Sa tajud Jumala ligiolu rohkem, kui ma kuskil olen nagu varem tajunud. Siis tuleb üks noor minu juurde ja ütleb, et keegi puudutas mind, ja ma ütlesin, et me oleme nii tihedalt ju koos, et ikka keegi võiks puudutada. Ei, mu ümber ei olnud mitte kedagi, et keegi puudutas ja siis ta hakkas veel rohkem nutma, kui ma ütlesin, et ilmselt see Jumala puudutus oli. Ja võt see oli nagu hetk, kus ja mida see tegi? See puhastas. See nagu niimoodi puhastas see, mis Jumal selles hetkes seal tegi. Ja kui noorte kes küsida, et mis oli highlight selles laagris, siis kõik ütlevad, et see hetk. Ei olnud ülistusõhtu, ei olnud tümps, ei olnud mängud, see oli midagi, mis Jumal seal tegi, see ei saa kontrollida. Sa küsisid oma küsimuse alguses, et kas me oleme selleks ärkamiseks ka valmis, et selles küsimus minu jaoks on nagu kaks tahku. Üks on see valmisolek, et inimesed jooksevad selle kiriku uksed siit maha, et neid lihtsalt ei mahu siia ära. Teine on see, et selle ärkamise jaoks on võib-olla vaja väga suurt õnnetust. Ja kas me tahame seda, kas me oleme valmis sellesse ärkamisse minema läbi õnnetuse, häda ja katsumise. Et kristlastena meil on nagu see häda, et ma arvan, et te kõik palute seda, et issand, kasuta mind, anna mulle võimalus tööks, et ma saaks sulle veel nagu lähemale. Mida me reeglina ootame? Ma ei räägi kellegi teist, ma räägin iseendast siin. Et ilmselt tahaks, et ma saaksin siin ees rääkida ja teha selliseid suuri, toredaid asju. Aga Jumal võib kutsuda mind hoopis millegiks muuks. On see, ma ei tea, kodutute pesemine või neile nagu söögi andmine ja ma mõtlen, et ma ei taha seda teha. Miks ma peaksin seda teha? Samas ma olen iga päev aastast aastasse palunud, issand, tule võtta ja kasuta mind. Et sama on nagu Jumala juurde tulemisega, et tõstke käed, kui paljud teist on võtnud Jumala vastu läbi haiguse, häda, kannatuse või mingi jama. Okei, ma ootasin küll natukene teist. Natuke alla poole saali oli vist kaameras. Ma tavaliselt, kui ma seda küsimust küsin, siis on 3/4 on need, kes on tulnud läbi nagu jama. Et me peame olema kõigeks valmis, nii heas kui halvas kui kurjas. Ja andku Jumal meile armu, et see ärkamine siia maale ikkagi ei tuleks läbi õnnetuse, häda ja viletsuse ja ka iga inimese jõudmine Jumala juurde ei peaks tulema läbi raske õnnetuse või haiguse. Siia juurde ma lisaks meie Aldo ühe superlause, mis mind väga inspireerib alati. Kui teil haiglas suremas, siis Aldo ütlesid pärast, et
sa oled kogu aeg palvetanud, et Jumal sind kasutaks, aga sa kunagi ei teadnud, et tööriistakastis on sellised tööriistad. See on täpselt see, millest Rene rääkis, et oleme valmis siis selleks, et ta tööriistakastis on sellised tööriistad, mida me seal ei arvanud olevat. Aga need on kõige paremad, kõige paremini toimivad. See kell nüüd tegelikult nagu hakkab alles nagu lubama minu arust, et no nüüd jõuame alles teemani, aga kahjuks me peame siia nüüd joone alla tõmbama. Et võtame lühidalt selle ärkamise teema kokku. Jumal, ärkamine on midagi sellist, mida ainult Jumal saab esile kutsuda. Meie oma pingutus ei too seda mitte kunagi esile. Teisalt ütleme nii, et kui Jumal on läbi oma prohvetite väga mitme aasta kaudu, läbi mitme aasta öelnud, et ta tahab saata Eesti maale ärkamise, et tema ligiolu ja tema tundmine täidab seda maad nagu vesi katab merepõhja, siis ma arvan, et ta on öelnud, et ta tahab siia tulla. Lihtsalt küsimus, et kas me võtame selle vastu, kas me oleme valmis. Ja mina olen küll Eestimaal ringireisides nüüd näinud ja siin erinevate konfessioonidega suheldes näinud seda, et mina küll julgen öelda, Eestimaal on kriitiline mass, kes ütleb, jah, me tahame. Ja on valmis meelt parandama, on valmis endale surema. Ma julgen seda öelda, et see protsess käib. Ja väikseid veepiisku me juba näeme kukkumas. Ja ma usun, et see rong liigub nüüd juba pöördumatult selles suunas. Ma väga loodan. Aga mida me siit täna võiks kokkuvõtteks ärkamise kohta öelda? Kuulame, mida Jumal räägib meile isiklikult. Kuidas sina ja mina me peame ette valmistama. Ma usun, et meil on roll, kuidas me peame ennast selleks ette valmistama. See on unikaalne roll sulle, see on unikaalne roll mulle. Ja mina usun küll, et see ärkamine tuleb, kui vaadata ärkamist ajalugu, ta tuleb väga unikaalselt. Jumal ei tee koopiaid. Aga on mingid läbivad jooned ja küsime Jumala käest, et kuidas meie saame ette valmistada, mis me peame tegema. Et see ärkamine, ma arvan, et ta teeb ilma sinu ja minuta ärkamise ära, kui ta tahab teha. Lihtsalt jube kahju oleks sellest ilma jääda minu arust. Et nii pikad sugupõlved on oodanud seda ja mina küll usun, et meie käe ulatuses on olla osa sellest. Oleme osa sellest ja sõbrad, aitäh teile, et te tulite, et te jagasite seda, mida Jumal on südamele pannud ja ma usun, et see tänane vestlus ka näitab seda, et ei ole vahet, mis konfessioonist me oleme, mis kirikust me oleme, kus me teenime, meil on sama Jumal, sama Isa, sama vaim, ootame sama ärkamist, paneme seljad kokku, et see võiks tulla ja aitäh teile.